näiteks üle. Nii. Selle annaks sulle. Minu kätte siis? Jaa, sina annad üle Ainile. Kas sa tahad ise äkki sellest rääkida? See on kõige paremini, et... Siis võibki või? Jaa, võid sõna võtta. Ma paneks nii kauaks käest ära. Ma hoian nii kaua. Austatud Eesti Leegioni sõprade klubi, daamid ja härrad. Iga rahvas, kes tahab püsida, peab oma elutahte koondama ja andma selle juhi kätte. 1000 aastat tagasi siin maal hõimupealik pidi olema kõige võimsam sõdalane, kõige jõulisem sõjamehe tüüp. Teda ümbritsesid kes? Allhabemed ja valgete kulundjuustega vanamehed. Meil eesti keeles on väljendus all pead austa, kulu pead kummarda. Tähendab, rahva ellujäämise vaistud ütlesid seda, et sellel noorel pealikul, suhteliselt noorel, peavad olema nõuandjateks eluküpsed kogenud mehed. Elukogenud targad ja noor võimas sõjamees, kes õppis ka kiiresti küpselt mõtlema ja rahva ellujäämistahe. See ei saa hajuda paljude inimeste peale juhi mõttes. Juht kehastab rahva ellujäämistahet. Ja me näeme ka looduses seda. Hundikarjas ei ole 4 juhti, on 1. Ellujäämise vaist ütleb, et peab olema 1, kes oma vägevusega kehastab hõimu rahva kõige paremaid omadusi. Seal ei vaielda enam ja need vaistud ellu jääda peavad olema rahval terved ja kui ta vaistud on terved, siis vaistud juhatavad meid elus paremini igasugustest poliitilistest ideoloogiatest, mis võivad küll ellujäämise vaistu väga hästi ka kokku võtta. Pärast esimest maailmasõda, millel siis korraldasid ja organiseerisid teatud jõud, kes pankades põhiliselt asetsesid ja asetsevad. Ja kapitalistlikud sõjad on ju alati oma hegemoonia kehtestamine. Saksamaa kui Euroopa süda, teda ju peteti sõja lõpul nagu nüüdki. Aga kui oli võit käes, siis selgus, et oli valetatud ja kõik tehti vastupidi. Läks lahti kohutav röövimine. Saksamaa tõuati viletsusse. Ja siis ohustatud olukorras ellujäämise vaistud dikteerivad kõik võimu ühe mehe kätte, kes kehastab rahva ellujäämise instinkti. Meie rahvas on praegu ka väga traagilises seisus. Ja me oleme ohustatud teises mõttes kui sõja ajal. Sõja ajal on selge. On rinne, on piir, on vaenlane, on tulistamine, elu või surm. Rahuaja hädaohud on palju ohtlikumad. Need on märkamatud, uinutavad. Ja teise maailmasõja lõpul Churchill ütles nii, et nüüd tuleb sakslased sööta paksuks ja impotentseks. Ei ole suuremat ohtu kui
heaoluühiskond. Me ei kasvata enam mehi, vaid õrnakesi. Ja mitte naisi, vaid ma ei tea mida või keda. See pinge mees-nais vahel on see jõud, millest rahvas elab. Kui see pinge võetakse ära ja tehakse kõik ühesuguseks, on tagajärjed traagilised. Hiina sõjandusspetsialist Sun Tzu kirjutab ja juba väga ammu tagasi. Sõjaga minna kedagi võitma on kahtlane asi. Hakatakse vastu, jääb pikaks ajaks vimm ja vaen, mis maksab ikka hiljem kätte. Aga rahuga hävitada. Vaat see on mõjus ja võimas vahend. Seega võib rahu olla ohtlikum rahva allesjäämisele kui sõda. Sõjas saavad paljud surma, aga see, kes ellu jääb, on terve ja elujõuline. Ta on veel tervem ja vinskem kui muidu. Viiking Narva klubi, kuhu juhatusse ma kuulun, kui vaadata, mida need mehed olid läbi teinud. Venemaa lahingut, uskumatu, et need inimesed elavad, kui pakasega magatakse kolmekesi kuskil augus, telkmantel üle pea. See on kujuteldamatu, et need mehed jäid sõjast ellu. Vähe sellest, nad tegid läbi ka kõik pärast Siberid ja muud asjad. Ja siis tulid koju, rajasid perekonnad, viisid elu edasi. Vaat see oli jõud. See oli vinskus. See oli midagi, mis väärib sügavat lugupidamist ja austust. Eesti Leegioni sõprade klubi on samuti nagu meie klubi, hoiame elavana nende meeste mälestust, kellel olid elu säilitamisest kõrgemad väärtused, aga just selle tõttu, et on neid, jäävad teised ellu. Meie püha kohus on seda mälestust elavana hoida, edasi kanda ja edasi anda. Iga rahvas austab oma mineviku kangelasi. Nad lausa elavad sellest. Tuletatakse neid meelde, kuidas kõik algas. Sealjuures paljude rahvaste ajalugu algab kuidas? See juht või rahva isa, kes annab sellele rahvale eneseteadvuse, kehtestab ennast väga karmide meetoditega. Väga karmide. Kui vaatame ajaloos, me ju kõik teame seda juudi rahva ajalugu, vähemalt nii, mis nii avalikkuses on käibena teada, siis nad austavad Moosest tänase päevani, sest Mooses rajas Iisraeli rahva. Milline juht oli Mooses? Äärmiselt karm ja julm. Väiksemgi korra rikkumine oli ainult üks karistus, surm. Tänu sellele rahvas säilis. Kas ükski juut süüdistab Moosest selles, et aga, mis sa tegid? Sa ei austanud inimõigusi. Nii, panid kõik ritta, iga 10. lõid maha. Tühise süü pärast. Vaistud ütlesid seda, kui tahame ellu jääda, siis tuleb haigus likvideerida. Lihtsalt minema ja kõik. Ja nii jäävad rahvad alles ja näeme, kuidas minevikule toetudes elavad rahvad edasi. Üle 100 aasta tagasi oli Eesti rahvas küps oma riigiks. 19. sajand on meie suur sajand. 19. sajandi rasvast me veel elame. See on 19. sajandi rasv. Ja seega nende meeste mälestamine ja oma mälus elus hoidmine, kes rasketel aegadel seisid ja ohverdasid ennast.
elu on alati ohver. Ilma ohvrita ei ole elu. Ja selleks, et see meie teadvuses püsiks, on sümbolid, nimed, kohad, mälestused, mälu. Ajalugu püsib rahval, kui tal on ajalooline mälu, kui ta teab seda. Ja üks kõige auväärsem sümbol iidsetest aegadest on mõõk. Seda väga mitmetes eri kultuurides. Jaapanlastel, hiinlastel, Väike-Aasia riikidel ja rääkimata keskaegse Euroopa kultuurist, kus mõõk oli aumehe relv. Ta 2 tera sümboliseerisid püsivust ja truudust. Ja seepärast ei saa me mõõgas näha mitte sugugi ainult relva, mida ta kahtlemata on, vaid relvade kuningas on ta seepärast, et ta kannab endas neisugusi kõrgeid väärtushinnanguid, õiglust, tõde, mehisust, kõik head sõnad ritta panna. Seetõttu tuli ka mõõka kasutada auväärselt. Olid kindlad reeglid, kuidas mõõka tohib kasutada ja millal mõõka tohib kasutada. Ja et relvitut iialgi ei kuritarvitatud olukorda. See rüütlimõõk on siis tehtud Eesti Leegioni sõprade klubile kandmaks neid väärtusi. Sellel mõõgal on siis ots on tavotiga lihtsalt. Ühel pool on, nimetatakse meistri pool. Siin on siis tera peal meistri märk, 2 tükki. Nii. Ja otsanupul on siis päikeseketa saakrist, ümmargune. Ja kirjutis on blut und ehre, veri ja au. Ja kavandit tehes, mille ma esitasin, olite siis teie nõus sellega, et ühe poole peal väljendamaks meie relvavendlust sakslastega on saksakeelne kiri, veri ja au, ja teise poole peal on eestikeelne kiri, minu au on truudus. Ja siin on tähed ELSK, Eesti Leegioni sõprade klubi, ja otsanupul on siis E-täht ja käsi mõõgaga. Nii. Väike märkus, mis praegu ma küll meistrina tohin hoida terast kinni, aga mõõk on isik. Ja mõõgal peab nimi olema. Ja mõõk ei taha, et tema tera käpitakse või puudutatakse. Tavaliselt on inimestel see mood, et kohe katsuda, kas on ikka terav või mida. Aga tera on mõõga, ütleme niisugune intiimne osa, mida ta ei taha, et puudutatakse. Mõõga tegemisel on väga tähtis see, mis sa selle juures mõtled. Missuguse energia sa kätked sinna. Seda mõõka tehes ei saanud iga päev teha, vaid see pidi olema õige niisugune rahulik meelsus ja samal ajal seda tehes mõttes ma kõiki teid ühendasin siia sisse. Meie soov on selle sees. See on selles mõttes vaimsel psühholoogilisel tasandil ühistöö. Teie energia on juba siin sees, on kokku võetud siin sees ja ta kannab seda energiat. Käepide on pähklipuust ja siis selle ristikujuline on siis see käekaitse ja ta on tehtud sakraalse geomeetria kindlate reeglite järgi. Kõik peab olema vastavates proportsioonides, näiteks see käepide peab sirklijoonega
siia otsa niimoodi ulatama. Aga on muidugi teistes mõõtudes mõõgad, kus see sakraalne geomeetria mängib natuke teisiti. Nii et siin on kõigest sellest siis kinni peetud ja selle järel siis on seda mõõka tehtud. Ta on täpselt meetri pikkune ja tuppe on ka pähklipuust ja siin peal on siis Eesti vapp, 2 mõõkaristi. Et niimoodi on siis sündinud see mõõk. Viiking Narva eeskujul ja eks me üksteise pealt ikka saame häid impulsse. Ja mina olen juba täna saanud ka teie käest, mida ma lähen Viiking Narva klubisse ja ütlen, et suhtleme ja hoiame kokku ja käime läbi. Ja siis mõõga üleandmisel on sümboolselt väike münt. See ei pea olema kehtiv raha, ükskõik. Päris ükskõik ei taha, et ta on ilmselt 5 kopikat ei sobiks. Aga mõni Eesti kroon sobib, kindlasti sobib sõjaaegne Saksa raha, milles meie ühine võitlus väljendub. Nii palju siis sellest mõõgast ja selle tähendus on sama, mis väeosa lipul. Me võime ju küsida, missugune teaduslik seletus on sellele, et nüüd mingi lipp on nii tähtis, et selle ümber võideldakse ja kõik, vaat see lipp ongi see sümbol, mis püsti hoiab kõike. Seega sümbolid ja rituaalid on ülimalt tähtsad. Need on need, mis inimese alateadvusesse ulatavad ja alateadvus on määravam kui teadvus. Sealt tegelikult toimub otsus. Mis siis muud kui omalt poolt soovida mõõgaga koos elu. Ja ise võin öelda, et mõõgaga koos elu on koos elu isikutega, kes nõuavad enda suhtes respekti. Ta on ikkagi relv ja sa pead temaga viisakalt ümber käima, et ta ei muutuks su vaenlaseks. Nii palju siis mõõgast, aga mõõgakultuurist on minu artikkel internetis pealkirjaga Metallid ja mõõk. Sealt võib seda ka lugeda. Siis mis muud kui tänan tähelepanu eest ja soovin kõigile jätkuvat edenemist mõõgaga koos elus, mida ma ise olen saanud, kuidas öelda, juba kogeda, aga kogen üha edasi, nautides tema distsiplineerivat väge. Aitäh! Teeme siis mõõgal sihukese piduliku üleandmise ka, et kuna mõõgakandja sai välja valitud, siis anname selle mõõgaga kohe üle. Palun. Austatud Eesti Leegioni sõprade klubi Harald Nugiseks, meie kangelased, sümboliseerigu see mõõk nende võitlust. Võitlus olemasolu eest ei lõpe kunagi, see on pidev ja siin ei saa uinuda. Kandku see mõõk neid hingestatud väärtusi, mille eest need mehed läksid ja oma elu andsid. On au üle anda see relv teie klubile nende väärtuste kandjana.
vastavalt rituaalile on selle eest üks münt. Aitäh ja käega käepidemist. Nii. Meie au on truudus. Meie au on truudus. Ja laseme siis mõõga ringi käia käepidemist, et igaüks on seda siis käes hoidnud ja selle mõõga tunnetuse kätte saanud. Selleks võtame siis tuppe ära ja veel tuletan meelde tera mitte katsuda, palun. Minu au on truudus. Au on truudus. Minu au on truudus. Minu au on truudus. Ja anname nüüd juhatus tegi kiire otsuse. Mõõga hoidjaks saab Andrus Hämelaine.
sina oled terroristidega nii sina peal? minu auväärt Roodus. kuidas see peenema nimega oli, mul ei jäänud meelde. kuidas see oli, see möögahoidja? Ladina keeles. Rotospartar. Rotospartar. see nimi peab see mune peal. Selle pead ütlema kohe. tänan usalduse eest. mis mul muud öelda? see on meie klubi ingles, seda peab sa hoidma. tänan teid, kampaania. aga saad pildi veel hoida ja teadvustame momendi. kuidagi ootamatu. mis seda käik? räägid sa paar sõna ka? ma olen ise väga suur terroristade fänn, meeldivad load, mõõgad. ja eks see on silma jäänud ka minu kamraadidele, võib-olla sellest tulenevalt ka selline otsus praegu. luban teile, et hoian seda nagu oma silmad ära. tänan teid. kas rohkem kui oma naist või? Andrus peab laiema voodi veel kord suur tänu teile. palume siis nüüd kõik ühispildile.